Lukas Leok, et selle nädalavahetuse nii-öelda keegub siis suurepärane algus, et teie kvalifikatsioonist teine, et kuidas see kvalifikatsioon nii-öelda sul läbis ka? Kvalifikatsioon oli hea, et sain mitu kiiret ringi kirja ja kiirus oli hea ja rada meeldis. Olin teine ja kaotsin esimesel väga vähe. Esimene start oli sul totaalne ebaõnn, et räägi läbi, et mis seal esimeses stardis ka juhtus ka? Et üle puu oli kohe väga halb, siis sain kohe mudaga vastu prille midagi näinud, otsisin kile, alustasin viimaselt kohalt ja tulin 9. Et algus ei olnud väga hea, aga lõpus sain paljudest kiiresti mööda. Kas see keegumisse rada on niisugune hea rada, kus nii-öelda võtta nagu kohti tagasi? Eile ei olnud, täna on natuke parem, aga eile oli nii hommikul sadas nii palju, et ainult üks kuiv saun oli ja ülejäänud oli muda. Täna hommikune start oli sul nagu väga hea, et tulid ka nii-öelda stardikurvis ka 4. et mis vahepeal juhtus, et sa kohti kaotasid ka? Kurvist läksin esakurv seest, aga järgmine kurv oli väljas, siis teised said seest mööda, aga olin siis 7. ja siis kukkusin, siis said 2 mööda ja siis kukkusin 2 kurvi pärast uuesti. Ja siis ei saanud enam rütmi tagasi ja väga paljudest enam mööda ei saanud ja lõpetasin 17. Kas see, kui nii-öelda tahapoole ära jääd ja rütm ära kaob, kas see on on see nagu väga raske nii-öelda nagu tagasi tulla sealt? Jah, et kindad olid ka liivaga koos ja libe oli kinni hoida ja prillide sees oli ka liiv ja suht rõve oli sõita lõpus, aga saime lõpuni tuldud. Mis sul nagu järgmised etapid on ka, et kus sa osaled, kas Sadakil või Euroopa meistrivõistlustel? Nüüd on 2 nädalat vaba ja siis on Eesti meistrivõistlused ja siis tuleb Euroopa hakkad uuesti ja siis tuleb jooksvalt edasi. Aga et sinna nii jõuda tahaks tänada oma sponsoreid, et nad aitavad mul seda kõike teha ja ilma nendeta see ei oleks võimalik. Aga tänud sulle, edu! Aitäh!